ära mingil juhul seda videot vaata. Kui sa oled üks neist inimestest, kes usub, et naised peaksid saama ringi käia, kandes mida iganes nad soovivad, ilma et nad peaksid võtma vastutust, kui neid vägistatakse. Sest kui sa tunned nii, kui sa arvad, et naised peaksid lihtsalt saama vabalt ringi käia ega peaks selle tõttu tagajärgi kannatama, siis see video ajab sind erakordselt vihaseks, täpselt nagu see ajas mind. Ja ma ei taha, et sa vihastaksid, nii et lihtsalt kerige edasi, liikuge siit minema. Aga kui sa oled keegi, kes nii arvab, siis vaatame natuke, mis praegu toimub, sest see video, Olge valmis. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen Meira, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, jälgige, jagage, tehke kõike, mis aitab meil sõnumit levitada, sest Pushback kasvab. me hakkame lõpuks vastu. 1, 2, 3, hinga sisse, hinga välja. Sa saad olema maru vihane. Mis juhtus? Mis juhtus? Ärge kõik mind tundke. Jah, mis juhtus? Kuhu ta läheb? Ta ütleks, et ma väärin vägistamist oma lühikeste pükste pärast. Olgu, selgitame korraks. Üks islami jutlustaja Ühendkuningriigis soovib briti naisi ahistataks meeste poolt, kui nad kannavad lühikesi pükse. Kas on selge? See mees kuulutab islamit ja ütles sellele naisele ning ma kordan. Mis juhtus? Mis juhtus? Ära vii mind teemast kõrvale. Jah, nii et mis juhtus? Kus ta on? Ta ütles, et ma väärin vägistamist, sest mul on lühikesed püksid. Neil on oma. Aga need noored naised oleksid lihtsalt midagi suvalist välja mõelnud ja ilma sellega ongi nii. Ilma, et peaks midagi olema. See ongi kõik. Ja poiss Sõmer oli täpselt see, mida sa ütlesid või samuti nägid. Ma ütlen seda, mida sina ütled. Sa arutled nendega. See naine lihtsalt ronis sinna poole, sul on kõik korras. Jah. Mis toimub? Noored naised on esitanud väite, et härra on öelnud, et nad väärivad vägistamist. See on ainult väide. Ei ole, jah, ei ole uurimist. Teate, ma lihtsalt isin ära, mis on su sündinu versioonest. Okei, nii et siin on üks mees, kelle kohta ma ei tea kindlalt, aga sisetunne ütleb mulle, et ta on immigrant. Ja isegi kui ta ei ole, siis see tegelikult ei oma tähtsust. Ta on selgelt islamist, nagu te näete selles, kus ta ütleb kõigile, et nad peaksid pöörduma islami usku. Ja 2 tüdrukut kõnnivad mööda ning ta otsustab neile öelda, et nende riietus tähendab, et nad väärivad vägistamist. See ei toimu Afganistanis, kus see naine pandaks lihtsalt vangi või hukataks. See toimub Ühendkuningriigis. Nagu näete, on siin kohe kõrval Briti pank. See toimub Ühendkuningriigis, kus see tüdruk kõnnib ja keegi peatab ta ning ütleb talle, et ta väärib oma riietuse tõttu vägistamist. Ta on olnud väga soe. Vabandust, mis juhtus? Mis juhtus? Ära lükka mind eemale. Jah, nii et mis juhtus? Kuhu ta läks? Ta ütles, et ma väärin vägistamist oma lühikeste pükste pärast. Kas sa ütlesidki nii? Jah, ja miks sa üldse midagi sellist ütled? Vabandust, sorry. Miks sa üldse midagi sellist ütled? Kas sa kuulsid, et ma seda ütlesin? Aga nad väidavad, jah, ma ütlen. Koristusteenuse poolt, sa süüdistad mind selles. Ma ei süüdista sind, sa nõustud, ta ütles. Miks ma peaksin seda ütlema? See tähendab, et sa nõustud. Jah, ma olen sinuga nõus. See ongi selline ühiskond. Olgu, vaatame täpselt, millega see mees välja tuleb oma vabanduseks ja kuidas ta ilmselt suudab süüdistada kõiki teisi peale iseenda asjades, mida me kõik teame, et ta tõenäoliselt ütles. Aga kõigepealt sõna meie sponsoritelt. Palun ütle mulle, et kui sa oled Medicare'i peal, siis sa kasutad chapterit, sest kui sa ei kasuta, on see tõeline häbiasi ja tragöödia ning sa raiskad oma raha. Mis need on? Peale selle video sponsori on nemad ainsad Medicare'i nõustajad, kes tegelikult võrdlevad kõiki saadaolevaid plaane, et aidata sul leida just sulle sobivaim, mitte lihtsalt neile kõige kasumlikum. Kuidas ma seda tean? Sest nende nõustajad saavad palka, nii et neil ei ole mingit kasu sulle mingi kindla plaani peale suruda. Nad tahavad tõesti aidata sul leida õige plaan. Ja parim uudis on see, et kõne nendega on tasuta ja kestab umbes 20 minutit. Eelmisel aastal teatasid inimesed, kes nende teenust kasutasid, et nad säästsid keskmiselt üle $1100. See on päris suur summa. Mida sa siis ootad? Helista chapterile numbril 610 680 333 7. See on 610 680 333 7. Ja hoolitse selle eest, et sina ja su lähedased oleksid korralikult hoitud. Ma ei suuda isegi kirjeldada, kui vihane ma selle video peal olen. Tõesti. See on okei, Meira. Me saame sellega hakkama. Ma olen sinuga nõus. Ma arvasin, et sa näed pilti. Nii, et miks sa seda ütled? Nii, et nüüd sa nõustud sellega, mida nad ütlevad. Kas sa oled sellega nõus? Ei. Sa nõustud sellega, mida nad ütlevad. Ma nõustun temaga. Sa ei ole kohtunik. Nii et nüüd, kui ma kuulen tema aktsenti, võin ma sulle 1000% kindlalt öelda, et see mees ei ole sündinud Ühendkuningriigis.
ja see viibki meid probleemi enda juurde. Miks sa tooksid sisse inimesi selle ideoloogiaga? Miks? Jällegi, pea meeles, see on selline mees, kes seisab tänaval ja julgeb neid asju naistele karjuda, neid öelda, mis tähendab, et poleks üldse raske aru saada, mida ta usub. Ma mõtlen, kas te kuulsid seda hullumeelset lugu mehest, kes tegi naisele liiga ja ta vabastati põhjendusega, et ta tuleb riigist, kus pole harjutud sellega, et naistel on lubatud avalikult väljas käia. Nii et ta lihtsalt ei teadnud paremini. Meil on ees tõsised probleemid. Sa pole isegi jõudnud sinna maani, et sul oleks võime aru saada, mis on õige ja mis vale. Nad väidavad, et kui sa tuleksid minu juurde. Tere, sa ei tee seda. Kui sa tuleksid minu juurde ja ütleksid, et nad ütlesid, et see on see, mida nad ütlesid. Kas see on tõsi? Ma oleksin sulle vastanud. Nad ütlesid. Miks ma peaksin seda ütlema? See on süüdistus. Ma tahan teada sinu lemmiklugu. Ei, sa ei tahtnud teada. Ei, sa süüdistad mind praegu ja sinuga pole millestki rääkida. Mul on üks lugu. Nii et mida te kavatsete selle kohta teha? Ei. Nii et nad lihtsalt loobusid tööst ja läksid tüdruku juurde elama. Ma ei räägi isegi raamulikult naediga. Vaata, pole võimalik täpselt teada, mis tegelikult juhtus, kui need tüdrukud lihtsalt otsustasid selle välja mõelda, sest neil oli igav, aga mulle tundub see natuke kahtlane. Ja ma võin sulle öelda, et ta nägi välja väga kaitsev. Siis selle asemel, et öelda, ei, ma ei taha, miks ta peaks ütlema, miks sa seda ütled, ma olen siin rahus. Ta oli nagu, sa süüdistad mind. Sa süüdistad mind. Ja me kõik teame, et kui keegi on süüdi, siis nad tipuvad väga vihaseks saama, kui neid sellest süüdistatakse. Lihtsalt lähevad natuke vihaseks. Ja need 2 süütud tüdrukut jalutavad. Nad ei tundu eriti tähelepanu otsivad. Nad ei näi, nagu nad üritaksid viraalseks minna. Nad lihtsalt tunduvad, mõtlevad, ta just ütleski seda meile. Ja see pole tõesti okei. Ja taas neile, kes ei ole kursis, see muutub üha enam ja enam kogu Ühendkuningriigis tavaliseks. Et inimesed, mitte ainult inimesed, vaid just naised kogevad ahistamist igal pool, kuhu nad lähevad. Ma mõtlen, vaadake seda siin. Sa oled mind kogu selle aja jälitanud. Ma kõndisin siit poolt. Ma tulin siia. Sa oled mind kogu aeg jälitanud. Ma olen käinud mitmes bussipeatuses. Nii et ma lihtsalt filmisin sind. Nii et ma lihtsalt tegin seda. Iga kord, kui ma liigun, sa jälitad mind. Olgu mine sinna, kuhu sul vaja minna. Mul on su nägu videol. Miks sa ei lähe kuhugi mujale? Sa jälitasid mind sealt poolt. Nii et miks sa nüüd lihtsalt ei lähe? See, kui sind jälitatakse, on lihtsalt nii hirmus. See on lihtsalt halvatuks tegev. Aga hea uudis on see, et Briti rahval on sellest juba küllalt. Mitte ainult Tommy Robinsoni marsiga, vaid nad võtavad nende inimestega ise midagi ette. Veel üks moslemi naisele. Oh kurat, tramm peatas selle. Correct. See tüüp, kas te nägite tema käitumist? Vaadake seda meest, eks. Veel ühe moslemi naisele. Kas sa nägid tema nägu? Ja nüüd vaata seda tüdrukut, eks. Ta lihtsalt kõnnib ja vaata teda. Ei, vaata, kui hirmu äratavalt talle läheneb. Kas sa nägid seda? Kui hirmunud ta välja näeb. See tüüp ahistab inimesi otse kõigi silme all. Ta lihtsalt läheb nende naiste juurde ja hirmutab neid kõigi silme all. Ja see on muutunud tavapäraseks. Ei mees, ära puutu mind, sõber. Ma olen näinud, mida sa nende tüdrukutega teinud oled, mees. Ma olen näinud, mida sa nende tüdrukutega teinud oled. Kas sa kavatsed sellega jätkata? Mul on see kõik videole salvestatud. Kas sa arvad, et tüdrukute hirmutamine on nali? Kuidas see nali on, kui sa tüdrukuid hirmutad? Miks sa mind hirmutad? See on nali, kallis. Aga sa teed seda kogu aeg. Kas ta on pervert? Näeme lihtsalt ära, tule. Tule minuga, poisid. Püüame ta kinni. Püüame selle tüübi kinni. Tulge. Püüame selle tüübi kinni. Tead, mida ta just tegi, Kout? Mida ta tegi? Olgu, püüame ta kinni. Püüame ta kinni. Püüame ta kinni. Püüame ta kinni. Võtke ta kinni. Võtke see tüüp kinni. Võtke see tüüp kinni. Võtke see tüüp kinni.
hea, nad peaksid teda hirmutama, nad peaksid ta korralikult ära ehmatama, sest see, et need inimesed ei vastuta oma tegude tagajärgede eest, hakkab mind tõsiselt vihastama. Sa ei saa inimesi ahistada ilma, et peaksid selle tagajärgedega silmitsi seisma. Ja inimesed on nii hirmul, sest ilmselgelt olid kõikides nendes juhtumites tegemist immigrantidega ja potentsiaalselt islamistidega, aga me ei tea seda kindlalt. Esimene juhtum oli ilmselge. Ja see juhtub meie naistega. Meie naised teevad tänavatel selle probleemiga silmitsi seisma. Seega on meie meeste kohustus meid kaitsta ja meie ees seista. Ja see on midagi, mida me peame nõudma mitte ainult oma valitsuselt, kes on osutunud kasutuks, vaid ka meie ühiskonna inimestelt. Kui näed ahistamist, tee midagi selle vastu. Astuge välja, öelge midagi ja ärge kartke. Kiitus neile tüdrukutele, kes läksid otse politseisse ja ütlesid, see juhtus, isegi kui tõenäoliselt midagi ei juhtu, sest seda ei jäädvustatud kaamerasse. Kiitus sellele mehele, kes nägi, kuidas teda ahistati ja ütles midagi. Kiitus sellele tüdrukule, keda keegi jälitas ja kes selle asemel, et lihtsalt karta, võttis välja oma kaamera ja filmis seda. See on just selline tõend, mida me vajame. See ongi see, mida me peame ühiskonnana looma, et seista vastu nendele hulludele inimestele, kes tahavad meile halba teha ja arvavad, et pääsevad sellest puhtalt. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.